aga praegu me teeme niimoodi, et mina üldse ei sekku ja ma tahan näha, mida ta on siis õppinud see iseseisvalt siin. Tallinna Polütehnikumi õpilane Hendri harjutab juhendaja Margiti käe all nädalate kaupa, et Eesti saaks Brasiilias toimuvatel maailma kutsemeisterlikkuse võistlustel WorldSkills hästi esindatud. Kõige raskem tundub üldse sinna minek. See on ikkagi väga suur asi minu jaoks. Ülesanded on 4 päeva jooksul 6, mõned neist disainimisülesanded, mõned seotud veebilehe koodi kirjutamise ja mõned andmebaasi ühenduste loomisega. Ning see kõik tuleb teha nii, et valmivad leheküljed oleksid võimalikult kiired, mugavad ja turvalised. Minu arvamuse kohaselt on Henri tugev just selles pooles veebidisainis, mis on inimestele nähtav, ehk siis kliendipoolne. Et seda osa ma nii väga ei karda, aga eelkõige just see serveripoolne, et kuidas kõik käsklused tulevad ja kuidas andmebaasiga suhtlus on, et see on nüüd selline osa, kui ajast jääb puudu, siis on kõik kukub kokku. Iga ülesande jaoks on aega täpselt loetud tunnid, minutid ja sekundid. Kui valmis ei saa, on kõik läbi. Henri jaoks on just see kõige hirmutavam. Ma usun, et peale pressib aeg, sest võistlus on pikk, kuid samas iga ülesande jaoks on hüpriski lühike aeg. Aga mille pärast Henri muretsema ei pea, on tööelu. Veebidisaini eriala on otse põhikoolist kutsekooli läinud noormehe jaoks olnud hea karjäärivalik. Mina ei tea oma tutvusringkonnast mitte ühtegi töötut veebiarendajat. Et see on nagu väga hea märk. Et kui sa oled ise tubli, hoiad ennast kursis, siis sa võid töötada Eestist Hispaaniasse, Hispaaniast Ameerikasse ja nii edasi. Et kui sa ise oled tubli, siis on see väga nõutud eriala. Või valikas ma olen gümnaasiumisse või kutseõppes, siis ma mõtlesin, et kuna kutseõppega saab ka gümnaasiumi teadmised ja siis juba saab hakata tegema seda, nagu, mis endale meeldib, siis loomulikult kutseõpe, sest ma sain veebiarendusega veits varem juba tuttavaks. Selle erialaga nüüd lähemad aastad on asi lihtne, on uued standardid ja kõik veebilehed peavad olema kättesaadavad erinevatele seadmetele ja õnneks on veel miljoneid veebilehti, mis vajavad uuendamist. Nii et paar aastat on kõikidel veebiarendajatel üle maailma on tööd palju. Aga sealt edasi nüüd kõik läheb järjest intelligentsemaks, järjest rohkem kasutajatega arvestatakse, et ma arvan, et tulevik läheb järjest selliseks vähem hoomatavaks, et see saab nii meie igapäevaeluks, et kõik need protsessid on nii igapäevaselt sinu elus sees juba, et hommikul ärkad, äratuskella asemelt on sul seina peal ekraan, mis näitab või seina peal on sul hologrammid, mis ütlevad, mis kell kus sa pead olema ja nii edasi. Ja see on kõik selle arendaja töö, mis siis see tulevik tuleb. Kõik see ilus pool, mida näete filmidest, see on nüüd see valdkond, mida Henri siis õpib. Aga enne nende miljonite veebilehtede kallal asumist tuleb tal teha hea tulemus Brasiilias. Lisaks veebidisainerile osalevad Brasiilias ka IT-spetsialist, tisler, plaatija, mehhatroonikud, maastikuehitajad ja restoraniteenindaja. Võistluskogemusi on noored saanud muulgas kodustelt Eesti kutsemeistrivõistlustelt, mille korraldamist toetas Euroopa Liit. Nagu on Euroopa Liit toetanud ka õppekavade uuendamist ja kaasajastamist ning juhendajate õpetajate täiendkoolitust.